õpetajad, lapsevanemad, koolikaaslased, külalised ja lõpetajad. Tere tulemast 9. klassi lõpuaktusele. Täna on päev, mil vaatame tagasi teekonnale, mis sai alguse 9 aastat tagasi. Täis esimesi samme kooliteel, väikeseid ja suuri võite ning hindamatuid kogemusi. Samas on see ka uus algus, järgmine verstapost, iseseisvuse ja eneseleidmise suunas. Selle päeva keskmes olete teie, kallid lõpetajad. Täna on teie päev meil tunnustame teie pühendumust, pingutusi ja kasvamist. Pärast aktust toimub lõpetajate pidulik õnnitlemine ning pildistamine meie kooli ees. Ootame teid kõiki sinna rõõmuga. Nüüd kutsun teie ette meie kooli direktori Marko Kaliveri. Lugupeetud lõpetajad, lapsevanemad, vanavanemad, sugulased, sõbrad ja kõik need, kes tulid täna siia vaatama, kas 9. klassi õpilased päriselt ka lõpetavad või leitakse veel viimasel hetkel mõni tegemata töö. Täna on tähtis päev. 9 aastat tagasi tulite te siia kooli väikeste ja tõsiste esimese klassi õpilastele. Paljudel oli närv sees, mõni teadis täpselt, kuhu läheb, mõni sattus valesse klassi ja mõni arvas siiralt, et põhikool kestab umbes sama kaua kui jõuluvaheaeg. Täna olete siin lõpetajatena. Vahepeal on toimunud nii mõndagi. Olete kasvanud pikemaks, targemaks ja mõnel juhul saate isegi hommikul õigel ajal üles. Head lõpetajad, 9 aasta jooksul olete õppinud matemaatikat, eesti keelt, ajalugu, bioloogiat, füüsikat ja palju muud. Te oskate lahendada võrrandeid, tunnete Eesti ajalugu ning teate vähemalt teoreetiliselt, kuidas fotosüntees töötab. Samas on teil ka väga head oskused, mida õppekavas ametlikult kirjas ei leia. Näiteks, kuidas kirjutada 3 nädala töö valmis ühe õhtul? Kuidas küsida õpetajalt, kas seda hinnatakse, enne kui õpetaja on jõudnud teemat tutvustadagi? Ja kuidas vaadata õpetajale väga keskendunud näoga otsa, samal ajal kui peas käib juba suvevaheaja planeerimine? See on muljetavalt võimalik. Teie põlvkond on kasvanud maailmas, kus tehnoloogia on muutnud kiiremini kui tunniünaku. Kui teie kooliteed alustasite, ei osanud paljud meist ette kujutada, et tehisintellekt suudab kirjutada esseid, vastata küsimustele ja aidata kodutöödega. Täna on see täiesti tavaline. Mõnikord tundub, et varsti annab isegi kooli kohvimasin tagasisidet ja soovitab järgmise nädala arengu eesmärke. Aga on üks asi, mida ükski tehisintellekt ei suuda. Ta ei saa olla teie. Ta ei saa teie sõpru valida, otsuseid teha, vastutust võtta, unistada ega eksida. Ja mis kõige tähtsam, teie ei saa teie elu ees vedada. Kallid õpetajad, täna saate tunnistuse, mis kinnitab, et põhikool on edukalt üle viidud. See on suur saavutus. Kuigi pean direktorina ausalt tunnistama, et tunnistuse saamine ei tähenda veel, et nüüd teate kõike. On nii. Hea uudis on aga see, et ka täiskasvanud ei tea kõike. Mõni meist otsib siiani kodus kohta, kuhu ta eelmisel nädalal olulised paberid pani. Mõni ei saa kunagi aru, miks printer töötab ainult siis, kui ta enam vaja ei ole. Ja mõni avastab igal hommikul üllatusega, et esmaspäev on teile käes. Edasi lähevad teie teed erinevatesse kohtadesse. Mõni jätab õppinud siin Koias, mõni Raplas, mõni Tallinnas ja mõni võib-olla veelgi palju kaugemal. Aga ükskõik, kuhu te lähete, võtke kaasa mõned lihtsad mõtted. Olge uudishimulikud, olge ausad, olge lahked, olge empaatilised. Ja kui võimalik, vastake aeg-ajalt ka vanemate sõnumitele. Uskuge mind, see rõõmustab meile. Ja täna tahangi tänada lastevanemaid. Teie olete need inimesed, kes on 9 aastat aidanud otsida kadunud vahetusjalalusid, spordiliikeid, vihikuid,
õpikuid ja vahel võib-olla ka motivatsiooni. Te olete kuulanud ettekandeid, mis valmisid eelmisel õhtul kell 22.47. Te olete saanud vastuseks küsimusele, kuidas koolis läks täna. Legendaarse sõna normaalselt. Ja ometi olete alati olemas olnud. Aitäh selle eest. Aitäh teile ka, õpetajad. Teie kannatlikkus väärib vahel lausa teaduslik kuulutust. Olete õpetanud, juhendanud, julgustanud ja meenutanud rohkem kordi kokkuvõtte jõuaks, et tähtaeg ei ole soovitud. Head õpetajad, täna algab uus peatükk. Ärge kartke eksida. Kõige põnevamad lood algavad harva sõnadega. Kõik läks täpselt nii kui plaanis. Julgege proovida, julgege küsida ja julgege unistada suudega. Ja pidage meeles, et ükskõik kuhu teie eluteega viib, jääb Kohila gümnaasium alati üheks osaks elust. Täna aga nautige seda hetke. Te olete selle välja teeninud. Palju õnne, Kohila gümnaasiumi põhikooli lõpetajad. Ja enne kui te nüüd päriselt lendu lähete, kontrollid igaks juhuks, et tunnistus oleks kaasas. Sest vähemalt täna on sellest rohkem kasu, kui telete pakust või ligi arvutis. Palju õnne teile. Aitäh! Teile esinevad Melinda Velbo ja Hanna-Maria Merisalu lauluga Hingerahu paik. Neid saadab klaveril Aime Mäesalu. Ei osanud teada ja oodata, et satun ma paika, kus vaatan ja nii lummav on kõik, et hingetuks hetkega jääb. Sinu putu taeval tunnen ma, et olen kui sattunud maailma, mis polegi tõeline, unest ma vaid seda näen. Sõbra mu ümber raumu sees, valgus meie süda
armsad lõpetajad, head õpetajad, lugupeetud külalised. Me alustame põhikooli lõputunnistuste kätteandmisega. Tänaste lõpetajate klassijuhatajad, õpetaja Age Kilter ja Maimu Torn Kaljon on teie kohta armsad lõpetajad kirjutanud just teid iseloomustavad read, mida mul on hea meel tunnistuste kätteandmisel ette kanda. Ja hea lõpetaja, ole kena, kui sa oled lõputunnistuse kätte saanud, siis pane palun oma allkiri sinna õpilasraamatusse. Aga alustame. 9. A-klass. Anname välja põhikooli lõputunnistuse kiitusega ja premeerime kooli meenega väga hea õppeedukuse eest. Loore Lehemets. Oled abivalmis ja positiivne, väga sõbralik ning alati teistega arvestav. Mängid suurepäraselt võrkpalli, oled huvitatud kõigest, mis sind ümbritseb ja võtad vastu kõik väljakutsed positiivse suhtumisega. Oled suurepärane tugi klassis klassijuhatajale, olles meie klassivanem ning kuuludes kooli õpilasesindusse. Palju õnne lõpetamise puhul. Anname välja põhikooli lõputunnistuse. Hendrik Aasa. Oled rõõmsameelne ja sportlik noormees, kellele meeldib väga võrkpall ja jõusaali külastada. Oled kambajõmm, kelle seltskonda on alati tore nautida ning kellega saab alati nalja. Palju õnne lõpetamise puhul. Mikko Elenur. Oled väga sõbralik ja sul on hea huumorimeel. Saad hästi läbi peaaegu kõikidega klassist. Võrkpall on sinu elu, mille nimel oled valmis loovutama vahel isegi liiga palju, kui võiks. Palju õnne lõpetamise puhul. Reijo Jõgi. Oled väga rahulik ja sõbralik klassikaaslane, kes leiab igas olukorras positiivsust. Oled aus ja usaldusväärne. Premeerime sind kooli meenega hea õppeedukuse eest. Palju õnne lõpetamist puhul. Kristoffer Kalju. Oled meie klassi džentelmen, kellel on paigas viisakusreeglid ning oled julge kutsuma ka klassikaaslasi viisakusreegleid järgima. Sulle meeldib osa võtta kõigist pallimänguvõistlustest, mis koolis toimuvad ja jõusaali kasutamine ei ole sulle võõras. Palju õnne lõpetamise puhul. Kirke Koljada. Oled rõõmsameelne, abivalmis ja heasüdamlik neiu, kelle suureks kireks on võistlustants. Võtad osa alati kõigist klassi üritustest ning annad endapoolse panuse, et kõik õnnestuks. Premeerime sind kooli meenega hea õppeedukuse eest. Palju õnne lõpetamist puhul. Brigitta-Maria Kombe. Oled tark, töökas ja särav tütarlaps. Oma hea õppeedukuse ja abivalmidusega oled teistele eeskujuks.
ülesandeid omandad kiiresti ning oled alati valmis ka teisi aitama. Oled alati viisakas, sõbralik ja hooliv. Premeerime sind kooli meenega hea õppeedukuse eest. Palju õnne lõpetamise puhul! Joosep Lepp. Sa teed väga palju ja jõuad veel rohkem. Laulad, tantsid, õpid hästi ja mängid korvpalli. Sul on palju energiat, mida jagad meelsasti klassikaaslastega. Oled alati olemas 100% ning sinu kohalolu tajub terve klass. Premeerime sind kooli meenega hea õppeedukuse eest. Palju õnne lõpetamise puhul! Marta Leps. Oled sõbralik ja avatud suhtleja, kellel on hea huumorimeel. Oled hinnatud kaaslane grupitöödes ja hea võrkpallis. Premeerime sind kooli meenega hea õppeedukuse eest. Palju õnne lõpetamise puhul! Johanna-Maria Merisalu. Oled viisakas, tasakaalukas ja sõbralik ning sul on alati naeratus näol. Oled õppimises edasipüüdlik ja grupitöödes aktiivne osaleja. Püüad alati anda omapoolse panuse, kui selleks vajadust on. Julged esitada küsimusi ning aitad leida lahendusi. Premeerime sind kooli meenega hea õppeedukuse eest. Palju õnne lõpetamise puhul! Marie-Helen Nummu. Oled vaikne ja usin, sulle meeldib võrkpall ning klassikaaslaste meelest oled sa otsekohane neiu, kes ütleb siis, kui on midagi öelda, ega loobi niisama sõnu. Palju õnne lõpetamise puhul! Marten Aleksander Nurk. Oled alati rõõmsatujuline ja kohusetundlik noormees, kes ei karda küsimusi esitada ja kellele meeldib väga diskuteerida. Oled sportlik ja sulle meeldib jalgpall. Premeerime sind kooli meenega hea õppeedukuse eest. Palju õnne lõpetamise puhul! Heleri Paarmets. Oled vaikne ja heatahtlik, eelistad alati enda valitud väikest seltskonda. Palju õnne lõpetamise puhul! Rasmus Reiljan. Oled veendunud oma arvamuse õigsuses ja tead, kuidas asjad olema peaks. Sulle meeldib pigem sõpradega virtuaalmaailmas tegutseda, kui reaalsuses maid jagada. Kaaslasena oled hea südamlik ja rõõmsameelne klassivend. Premeerime sind kooli meenega hea õppeedukuse eest. Palju õnne! Rasmus Rungi. Oled noormees, kes on alati tegus. Alatihti nihverdad sa hääletult ja oskuslikult ennast probleemidest kõrvale.
sulle meeldib pigem elada arvutimaailmas kui reaalsuses. Palju õnne lõpetamise puhul! Aliina Salnikov. Oled väga tagasihoidlik neiu, kes on aastate jooksul näidanud oma südikust ja järjepidevust. Tõestasid, et kui sa väga midagi tahad, saad üle igast mäest ja saad hakkama ka kõige raskemate ponnistustega. Palju õnne lõpetamise puhul! Keidi Selberg. Oled salapärane ja vaikne neiu, kes on vahel kui kass, kes kõnnib omapäi, aga sihtkott on alati ühine koos klassiga. Sinuga vestlused on alati avatud ja huvitavad, kus oled näidanud enda tõelist sisu. Palju õnne lõpetamise puhul! Meribel Sepp. Oled tütarlaps, kes otsib ausust ja õiglust erinevates olukordades. Kui näed, et kuskil on miskit valesti ja vajab sekkumist või muutust, asub tegutsema. Klassikaaslasena oled abivalmis, sõbralik, lahke ja hooliv. Premeerime sind koolimeenega hea õppetõhuse eest. Palju õnne lõpetamise puhul! Villem Suuroja. Oled suurepärane korvpallis ja väga hea discgolfis. Esindad klassi ja kooli peaaegu kõigis spordialades, alustades malest, lõpetades suusatamisega. Sinu kohta saab öelda, et kes teeb, see jõuab. Kõigele lisaks oled eeskujulike õpitulemustega õpilane ja hea rõõmsameelne klassikaaslane. Premeerime sind koolimeenega hea õppetõhuse eest. Palju õnne lõpetamise puhul! Ando Suviste. Oled lustakas noormees, kellele meeldivad seiklused. Sulle meeldib sport, eriti võrkpall. Teed usinalt trenni ning pingutad ka kehalise kasvatuse tunnis. Oled viisakas õpetajate ja klassikaaslastega. Premeerime sind koolimeenega hea õppetõhuse eest. Palju õnne! Eldar Sarip. Sinu puhul saab tõdeda, et inimese välimus võib olla petlik. Eemalt paistab tugev ja tõsise olekuga, kuid tegelikult hoolid ka kõige väiksematest asjadest väga palju. Sa oled aus, sõbralik ning lahe klassikaaslane. Palju õnne lõpetamise puhul! Täname 9. A klassijuhatajat Age Kilterit ja klassi esimest õpetajat Anu Randa.
tunnistuste vahele teeme muusikalise vahekava. Teile esinevad 9. klassi õpilased lauluga Muusa. jätkub tunnistuste kätteandmine.
9. B klass. Anname välja põhikooli lõputunnistuse kiitusega ja premeerime kooli meenega väga hea õppeedukuse eest. Teisi Abel. Aktiivne tütarlaps nii koolis kui ka väljaspool kooli. Oled eneseteadlik ja julge. Sul on oma arvamus ja julged seda ka välja öelda. Palju õnne lõpetamise puhul. Henri Lenk. Oled julge ja aktiivne noormees nii koolis kui ka väljaspool kooli. Oled usaldusväärne, viisakas ja hea kaaslane oma klassikaaslastele. Palju õnne lõpetamise puhul. Mirjam Olo. Vaba vesi, sügav põhi. Julged kahelda ja otsida õiget lahendust. Sinu tööd on sisukad ja põhjalikud. Ole julgem oma mõtete avaldamisel. Palju õnne lõpetamise puhul. Jürgen Vaikül. Oled aktiivne noormees nii koolis kui ka väljaspool kooli. Oma tagasihoidliku loomuse juures suudad saavutada suurepäraseid õpitulemusi. Palju õnne lõpetamise puhul. Anname välja põhikooli lõputunnistuse. Johanna Aavik. Oled väga tagasihoidlik, kuid sellest hoolimata võtad aktiivselt osa klassiüritustest ja tunned õppimisest rõõmu. Premeerime sind kooli meenega hea õppeedukuse eest. Palju õnne lõpetamise puhul. Janne Abel. Oled väga tagasihoidlik neiu, kuid sellest hoolimata võtad aktiivselt osa klassiüritustest. Sul ei meeldi klassi ees esineda, kuid usu endasse, sest saad esinemisega edukalt hakkama. Palju õnne lõpetamise puhul. Kaisa Eimpel. Koolis oled väga tagasihoidlik, kuid koolist väljaspool aktiivne ja elav neiu, kes naudib liikumist. Sulle meeldib seltskond ja oskad eakaaslastega suhelda. Premeerime sind kooli meenega hea õppeedukuse eest. Palju õnne lõpetamise puhul. Richard Fookin. Oled aktiivne noormees, oled hea ja rõõmsameelne suhtleja. Klassijuhataja soovib, et arendaksid edasi joonistamishuvi ja oleksid valmis proovima uusi asju, mis algul hirmutavad tunduvad. Palju õnne lõpetamise puhul.
Kerdo Karmik. Oled julge ja aktiivne noormees nii koolis kui ka väljaspool kooli. Oled õppinud ennast jälgima ja oskad enda käitumist paremini kontrollida. Tead piire, kuid piiride kompamine ei ole sulle võõras. Premeerime sind koolimeenega hea õppedukuse eest. Palju õnne lõpetamise. Sandra Kärp. Oled tagasihoidlik neiu, sul on kindel siht, kuhu poole püüdled ja oma arvamus, kui sinult seda küsida. Sinu näiliselt vaikse pinna all on väga suur maailm veidus. Palju õnne lõpetamise puhul. Raian Heiki Laas. Oled aktiivne noormees, oled küll tagasihoidlik, kuid sinu silmaring on avar ja sul on oma arvamus alati olemas. Oled viisakas ja kohusetundlik. Premeerime sind koolimeenega hea õppedukuse eest. Palju õnne lõpetamise puhul. Miret Laadoga. Oled aktiivne noormees nii koolis kui ka väljaspool kooli. Sul on oma arvamus ja lai silmaring. Oled hea kaaslane oma klassile ja sa ei pea tõestama, et oled lahe, sest sa oled seda. Palju õnne lõpetamise puhul. Kette Lumiste. Oled aktiivne neiu nii koolis kui ka väljaspool kooli. Oled alati rõõmsameelne ja sinu rõõmus meel kandub üle ruumi edasi. Sul on oma arvamus, mida julged ka avaldada. Premeerime sind koolimeenega hea õppedukuse eest. Palju õnne lõpetamise puhul. Samuel Viljand. Oled aktiivne noormees. Sul on oma arvamus ja lai silmaring. Ole julgem oma arvamust avaldama. Palju õnne lõpetamise puhul. On sinu Isabella Mäesalu. Oled aktiivne neiu nii koolis kui ka väljaspool kooli. Oled alati heatujuline. Sul on oma arvamus, mida julged ka avaldada. Oled avatud ja hea suhtleja. Palju õnne lõpetamise puhul. Ketter Pertel. Oled tagasihoidlik neiu, kes märkab seda, mida teised ei oska näha. Tead, mida soovid ja püüdled eesmärkide poole. Palju õnne lõpetamise puhul.
Kätlin Rink. Olen väga ambitsioonikas neiu. Koolis oled äärmiselt tagasihoidlik ja vaikne, aga kui esitada mõni väljakutse, siis läheb tõeliselt põlema. Palju õnne lõpetamise puhul. Karel Soans. Oled energiline, viisakas ja rõõmsameelne noormees, kohusetundlik ja järjekindel õppija. Sinuga ei hakka kunagi igav. Premeerime sind kooli meenega hea õppetukuse eest. Palju õnne lõpetamise puhul. Kertu Suurmäe. Oled aktiivne neiu, kel on oma kindel seisukoht ja julged seda avaldada. Tead, mida tahad ja pürgid aktiivselt eesmärgi poole. Palju õnne lõpetamise puhul. Andri Tuksa. Oled laia silmaringiga, avatud, julge õpilane nii koolis kui ka väljaspool kooli. Sinu rõõmus meel ja õpihuvi on nakkav. Premeerime sind kooli meenega hea õppetukuse eest. Palju õnne lõpetamise puhul. William Vahesalu. Oled suure silmaringiga, avatud, julge õpilane nii koolis kui ka väljaspool kooli. Sul on alati oma arvamus ja oskad oma valikuid põhjendada. Oled suure õpihuviga ja õiglustundega noormees. Palju õnne lõpetamise puhul. Mirel Vehman. Oled aktiivne neiu, oled elurõõmus ja sulle meeldib endast rääkida ja joonistada. Sel aastal pingutasid palju ja sinu pingutused kandsid vilja. Palju õnne lõpetamise puhul. Melinda Velbaum. Oled aktiivne neiu nii koolis kui ka väljaspool kooli. Sinule võib alati loota ja oled valmis tegema rohkem, kui sinult oodatakse. Premeerime sind kooli meenega hea õppetukuse eest. Palju õnne lõpetamise puhul. Täname 9. B klassijuhatajat, õpetaja Mainu Torn-Kaljoni ja klassi kõige esimest õpetajat Marianne Roosimägi. Sõna on 9. klasside klassijuhatajatel, õpetaja Maimu ja õpetaja Aart.
tamm, millel on mitu erinevat korra hoitud tüli ja mis seisab erinevate tormide käes küllalt paigal. Ja on seda tõestanud aastate jooksul, oleme nii mõnegi mure seljatanud selle ühtsusega. Klassile oleme väga tänulik, et mind välja suutnud anda seda, et ma neid olen surgutanud mööda Baltikumi ringi, käinud Poolas maal, Slovakkias mäeotsas üle piiri. Imetlen seda, kuidas nad kõik erinevad. Iga indiviidses klassis on eriline. Nad suudavad seda ka hoida. Olen tänulik selle eest, et nad on suutnud nende aastate jooksul neid hoida ikkagi dressivabana ja reeglitest kinni pidada. Kuidas sinu klassi? Minu 9. B. Kohtusime 5. klassis. Sellest ajast peale olete tublid õppijad, tublid sportlased. Teie peal on hästi hea katsetada kõiki oma mõtteid. Teie peal olen välja elanud kõiki katseid, mida ma olen tahtnud teha, te olete olnud mu katsejänesed. Olen vedanud teid Hiiumaale, Lätti, Leetu, Slovakkiasse ja Poolasse. Viinud mäe otsa ja maa alla, nagu Aavi, meil Kuusel. Klassireisidel ja väljaspool klassi olete superägedad, elavad, abivalmid. Meil ei ole olnud suuri probleeme, käitumisraskusi. Õpetajad on teiega väga rahul, sest teie klassis, meie klassis on rõõm õpetada ja õppida. Omalt poolt meie soovime tänada lapsevanemaid selle osaluse eest, et olete andnud meile võimaluse koos veeta neid aastaid, et neid juhendada, neid toetada ja olla olemas, kui neil selleks vaja on. Tänan kõiki kolleege, kes on aidanud kujundada meie õpilased just sellisteks, nagu nad on. Tänan ka kooli, et tal on sellised raudsed seinad ja suur katus, mis on selle kõrge kõik vastu pidanud. Nüüd palume siia ette Isabella Mäesalu, kes võtab sõna kogu lennu nimel. Tere õpetajad, lapsevanemad, külalised ja kaasmaalased. Täna on käes päev, mida oleme kaua oodanud. 9. klass on lõpuks läbi ning kuigi meie koolitee ei lõppe siin, on see siiski väga oluline hetk. Täna ei tähista me ainult ühe kooliaasta lõppu, vaid ühe suure peatüki lõppu meie elus ja uue algust. Kui me siia kooli tulime, ei osanud me ette kujutada, kui kiiresti need aastad mööduvad. Need 9 aastat on olnud täis õppimist, sõprust, väljakutseid, nalju ja mälestusi, mis jäävad meiega veel pikaks ajaks. Selle aja jooksul oleme palju muutunud. Me läksime 9. klassi mõttega, et oleme lõpuks suureks kasvanud, kuid lõpetame ikka sikse näljadele mäledes. Võib vist öelda, et alustasime lastena ja lõpetame natuke suurtemate lastena. Kõige rohkem jääme igatsema meie ühiseid klassi väljasõite ja koos veedetud aega. Just seal sündisid paljud lood, naljad ja mälestused, mida meenutame veel aastaid hiljem. Isegi mõni iga koolipäev muutus lõbusaks lihtsalt sellepärast, et ümberringi olid kõik õiged inimesed. See viimane aasta oli meie jaoks nagu Ameerika mäed. Oli palju rõõmsaid hetki, kordaminekuid, kuid ka raskemaid päevi. Mõnikord tundusid kontrolltööd, eksamid ja tähtajad lõputud, kuid täna siin seistes võin uhkusega öelda, et saime hakkama. Nagu Albert Einstein on öelnud, elu on nagu jalgrattasõit, tasakaalu hoidmiseks tuleb edasi liikuda. See mõte sobib hästi ka meie tänasesse päeva. Me ei tea täpselt, mida tulevik toob, kuid teame, et oleme valmis edasi liikuma.
nüüd lähevad meie teed eri suundades. Mõned meist jätkavad gümnaasiumis, mõned kutsekoolis ning mõned alles otsivad oma rada. Kuid ükskõik kuhu elu meid viib, jäävad nüüd 9 aastat alati osa meist. On imelik mõelda, et ühel päeval võivad just meist saada inimesed, kellest terve maailm räägib. Ühes olen ma siiski kindel, sambla kleepimine minu viilusse sellele küll kaasa ei hõiganud. Enne lõpetamist soovin tänada inimesi, kes aitasid meil jõuda selle tähtsa päevani. Aitäh meie vanematele ja lähedastele, kes on meid nende aastate jooksul toetanud, julgustanud ja meie kõrval olnud. Aitäh kõigile lõpetajatele, kes on meile teadmisi edasi andnud ning aidanud meil kasvada iseseisvamateks ja targemateks inimesteks. Eraldi soovime tänada meie armsaid klassijuhatajaid Maimut ja Abet. Aitäh, et olete pidanud meid kõiki neid aastaid kannatama, eriti puberteedieas, kui arvasime, et saame kõigega ise hakkama. Aitäh teie kannatlikkuse, toetuse ja hoolivuse eest. Ja muidugi aitäh meie klassidele. Koos on naeldud, õpitud, eksitud, uuesti proovitud ja lõpuks siia jõudnud. Me alustasime koos ja me lõpetame koos. Ilma teieta poleks need aastad olnud nii pooltki nii meelde jäävad. Põhikooli lõpp ei ole lihtsalt millegi lõpp, vaid uue peatüki alus. Soovin kõigile meie lennulõpetajatele julgust tunnistada suurelt, teha oma valikuid kindlalt ning võtta vastu kõik võimalused, mida tulevik pakub. Aitäh! Sõna saab lapsevanem. Head õpetajad, pered ja kõik teised siin viibijad. Üks õpetaja küsis kord kooli lõpetajalt, mida sa koolist kõige rohkem õppisid? Lõpetaja vastas, seda, et enne tunni algust 5 minutiga jõuab väga palju ära teha. Täna on üks neist päevadest, mida on nii kaua oodatud ja on lausa uskumatu, et see on juba käes. Just alles eile läksite esimesse klassi. Seljakott peaaegu sama suur kui kandja ise. Ja nüüd põhikool on lõpetatud. Kallid lõpetajad, palju õnne, mitte ainult lõputunnistuse saamise puhul, vaid ka selle eest, et nende aastate jooksul on teist saanud noored inimesed, kellel on oma mõtted, arvamused ja eesmärgid. Te olete üle elanud kontrolltööd, eksamid, varajased ärkamised ja ilmselt ka mõned hetked, mil olite täiesti veendunud, et õpetajad ja lapsevanemad ei tea absoluutselt mitte midagi. Nendesse aastatesse on mahtunud väga palju päevi, kui mõni kontrolltöö ei läinud hästi, sõprusi, mis algasid ja lõppesid, õpetajaid, kes uskusid teisse rohkem, kui te ise seda tegite. Aitäh kõikidele õpetajatele. Te ei ole õpetanud ainult valemeid, reegleid, probleemide lahendamist. Te olete olnud kuulajad, suunajad, motiveerijad ja vahel ka psühholoogid ja diplomaadid. Aitäh kannatlikkuse ja selle eest, et olete aidanud meie lastel kasvada. On sündinud ka mälestusi ja legende, millest täna on juba räägitud, mida räägitakse veel aastaid hiljem. Näiteks ühistel reisidel Lätti, Leetu ja Slovakkiasse. Sest üks klass ei õpi ainult klassiruumis, vaid ka bussis ja snäkipausidel. Ja siinkohal suur aitäh klassiõpetajatele. Õpetaja Age, sa oled hooliv, õiglane, nõudlik ja alati oma klassi eest väljas. Sa läheksid oma õpilaste nimel läbi tule ja vee. Moodne, kirglik ja suure südamega õpetaja. Õpetaja Maimu, sa oled tõeline energiapomm, kes jõuab igale poole ja teeb kõike korraga. Alati sportlik, rõõmsameelne ja valmis kaasa lööma, olgu selleks koolitus, üritus, matk
või uusi idee. ja mis kõige tähtsam, sa oled inimene, kes mõtleb alati enne teiste peale kui iseendale. ka meie lapsevanemad oleme selle aja jooksul targemaks saanud. nüüd teame, kui raske on saada küsimustele pikemaid vastuseid kui lihtsalt normaalselt või ma ei tea. oleme õppinud uusi sõnu ja sedagi, et mõnikord on lihtsam teha nägu, et me saame kõigest aru. kallid lõpetajad, ees ootab palju valikuid ja kõik ei lähe alati plaanipäraselt. aga sellest pole midagi hullu. tähtis on jääda uudishimulikuks, julgeks ja heaks inimeseks. meie lapsevanemad ei saa lubada, et lõpetame muretsemise. aga me lubame, et oleme alati olemas, isegi siis, kui te vahel ütlete, et pole vaja. täna tähistage, naerge, tehke pilti ja jätke see õhtu meelde. palju õnne, kallid lõpetajad! me oleme teie üle väga uhked. aitäh! nüüd on võimalus õnnitleda oma õpetajaid. Thank you.
et kui sa oled oma õpetajale lilled ära viinud, palun tule korra ette ja istu nüüd oma kohale tagasi, aitäh. Iga koolide lõpetamine on oluline sünd, ainult nooretele ja tema perele, vaid ka kogu kogukonnale. Teie ette tuleb Kohila abivallavanem Tagi Tormek. Head lõpetajad, vanemad, õpetajad ja külalised. Päev on olnud pikk, ma arvan, eriti nendele noortele inimestele, kes on hommikust saati ennast sättima hakanud, et selleks pidulikuks päevaks valmis olla. Ja ilmselt tänane viimane kõne peame vapralt vastu. Kooli lõpetamisest räägitakse sageli kui teetähisest ja seda ta ka on. Et ilmselt nõustute, et tänane päev ei muuda meie lõpetajaid üleöö kellekski teiseks. Te ärkate hommikul samade inimestena, kes te olite eile. Ometi on midagi muutunud. Mitte sellepärast, et nüüdseks on juba tunnistus käes või aktus peagi möödas, vaid sellepärast, et 9 aasta jooksul on teie sisse kogunenud tuhandeid hetki, mida ei saa mõõta hinnete ega diplomitega. Need on vestlused, need on pettumused, need on sõprused ja kahtlused ja avastused. See kõik, mis vaikselt kujundab inimest. Haridusest rääkides keskendume sageli sellele, mida inimene teab. Aga võib-olla on olulisem küsida, kelleks ta selle teadmise kõrval on saanud. Kas ta oskab märgata teist inimest? Kas ta julgeb tunnistada, et ei tea? Kas ta suudab pärast ebaõnnestumist uuesti alustada? Ja kas ta jääb ausaks ka siis, kui keegi ei vaata? Need on omadused, mida ei panda tunnistusele kirja, kuid mis vääravad inimese elu sageli rohkem kui ükski hinne. Armsad lõpetajad, ilmselt olete juba mõnda aega pidanud vastama küsimustele, mida te edasi õppima lähete ja kelleks saada tahate. Te võite saada arstiks, elektrikuks, ettevõtjaks, õpetajaks või kunstnikuks. Seal ei ole ka väga suurt vahet. Kuid palju olulisem kui ameti nimetus on küsimus, milline inimene selle taga elab. Õnnelikud on just need inimesed, kes teevad seda ja saavad teha seda, mida armastavad. Seetõttu ära karda otsida oma teid, ära karda eristuda ja kuulata südame häält. Küpsus ei tähenda kõigi vastuste omamist, vaid võimet elada küsimustega ja leida lahendusi. Head emad ja head isad. Kui laps oli väike, oli tema kasvamine kõigile näha. Iga uus sõna, iga uus sentimeeter oli märgatav. Teismeas muutub kasvamine nähtamatumaks. Kuid sageli toimub just siis üks inimese elu olulisemaid arenguhüppeid. Ta õpib tasapisi saama iseendaks, eristama teiste arvamust enda omast. Ta õpib võtma vastutust oma valikute eest, õpib olema inimene ilma pideva juhendamiseta. Ja see nõuab lapsevanematelt erilist julgust. Mitte julgust hoida kinni, vaid julgust usaldada. Usaldada isegi siis, kui tee pole lõpuni nähtav. Seda kinnitas ka lapsevanematena. Täna ei tähistame ainult saavutatut. Täna tähistame ka usaldust, õpetajate usaldust. Aitäh teile! Te olete näinud nendes noortes inimestes tihti rohkem kui need noored ise. Ja tähistame ka lapsevanemate usaldust, kes on lasknud neil samm-sammult ise seiskuda. Ja loomulikult noorte enda usaldust, et nad suudavad minna edasi ka siis, kui kõiki vastuseid veel ei ole. Head lõpetajad, soovin teile tarkust, et õppida, julgust, et otsida ja selgust,
et vastutada. Palju õnne teile! Soovime valla poolt tänada ja üle anda lilled klassijuhataja Agele ja Maimule ja seejärel tunnustada ka kiitusega lõpetajaid. Palun klassijuhataja Age ja Maimu. Nüüd tuli. Ja head kiitusega lõpetajad. Järgemööda annan tunnustuse. See on rahaline tunnustus summas 100 eurot igale lõpetajale ja kuidas selle summa kätte saab, juhis on siin olemas ja kuidas teile realiseerite, jälgige siis oma südame häält. Kerli Lenk, Kerli. Jörgen Vaiküll. Mirjam Alo. Daisy Abel. Ja Loore Ehets. Sellega ei ole veel meie lõpuaktus ametlikult lõppenud. Nagu juba mainitud, toimub lõpetajate õnnitlemine ja pildistamine kooli ees, kuhu palume kõigil koguneda. Nüüd on aga aeg ühendada hääled ja südamed. Laulame koos meie kooli hümni, peale mida palume oodata